Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas Tinkercadi keskkonnas kontot teha. Kõigepealt peate te siis avama oma brauseri ja kirjutama siis aadressireale tinkercad.com ja teile avaneb järgnev lehekülg. Kui teil nüüd kontot ei ole, siis kõigepealt tuleb konto teha. Selleks klõpsan ma siin üleval nupul Sign Up. Nii, ja nüüd on mul kõigepealt vaja valida riik. Kuna siin nüüd Eestit ei ole, siis ma valin näiteks kõige lähema riigi Soome ja siis ma pean panema oma sünnipäeva. Ja sünnipäeva panemise põhjus on see, et on vaja teada, kas ma olen 13-aastane või vanem või noorem. Et nimelt, kui ma olen noorem, nii, ma panen praegu, et ma olen noorem, siis sellisel juhul järgmises aknas, kus ma pean siis välja mõtlema endale kasutajanime ja salasõna, pean ma panema oma vanema meiliaadressi. See tähendab, et tema peab konto kinnitama. Et kui nüüd seda koolis teha, siis võib siia panna näiteks õpetaja meiliaadressi ja sellisel juhul siis tema haldab seda kontot. Aga kui te olete vanem kui 13, siis te saate oma konto ise teha. Nii, aga kuna mina olen konto juba teinud, siis mina login sisse. Ja nagu te näete, et kui ma hakkan sisse logima, siis tegelikult ma saaksin selle konto siduda ka Facebookiga või logida siis Google'iga või Yahoo'ga või Microsoftiga, nii et tegelikult ei pea eraldi kontot siia looma, vaid võib selle siduda mõne teise kontoga. Nii, ma login sisse. Nii, panen oma siis kasutaja nime, mis on meiliaadress ja salasõna. Ja nüüd ma olen sisse loginud ja see on siis selline avaaken, kus on näha siis kõik minu disainitud asjad, mida ma olen midagi teinud. Et kui ma tahan nüüd näiteks selle lambaga siin edasi tööd teha, siis ma klõpsan talle peale. Ja nüüd on mul siis võimalik vaadata teda siin 3Ds, lisada siia mõni foto. Ma saan ta siit alla laadida selleks, et teda näiteks 3D printerist välja printida, Minecrafti panna ja kui ma tahan teda muuta, siis ma klõpsan Tinker This. Ja samuti on olemas siin ka link, et kui ma tahan kellelegi saata selle, siis ma saan selle saata. Nii et, et ma saan oma kõik need projektid siit niimoodi ilusti kätte. Ja siin on nüüd siis teised samamoodi. Ja siis siin selline väike actionite koht võimaldab siis mul seda vaadata neid sätteid või teha dubleerida seda või kuhugi liigutada või ära kustutada. Nii et kui ma valin need sätted, siis ma siin saan muuta tema nime, et vaikimisi pannakse sellised kummalised nimed, siis ma saan määrata ära selle, kas ta on privaatne, see tähendab, et ainult mina näen, või siis on ta kõigile avalik, et kõik seda näevad, ja samuti ma saan siis määrata, mis litsentsiga ta on jagatud, et kuna selles keskkonnas kasutatakse Creative Commonsi litsentsi, siis kui ma panen asja avalikult üles, siis ma vaikimisi luban juba kõigil neid asju muuta ja teha nii, et siis ma valin selle litsentsi. Kui ma nüüd aga tahan päris uut asja tegema hakata, siis ma klõpsan lihtsalt Create New Design ja mul avatakse siis vaikimisi see töölaud, kus ma saan tööle hakata.